Kuna pärast eelmise nädala saadet siin Maksu- ja Tolliameti lükke peale mõned küsimused tulid, siis räägin veidi ka üüritulu maksustamisest. Elukoha müümisel potentsiaalsest tulumaksust oleme siin kanalil juba rääkinud. No kas tegemist on isikliku elukohaga, ei ole, mida jälgida ja nii edasi. Minge vaadake, kuskil siin kanalil kindlasti leitav. Aga täna räägime üüritulu maksustamisest. Ja kui oled enda esimest, teist, kolmandat korterit üürile andmas, kuidas siis maksustamise vaates mõistlikult käituda. Mida siis tähendab üüritulu ja kuidas see maksustatakse? No, kui annad enda omandis oleva eluruumi kellelegi raha eest kasutada, siis maksuseaduse mõistes on see kohe tulu. Põhimõtteliselt võrdsustatakse kohe ettevõtlusega, kuna sa pinda ei kasuta isikliku elukohana, vaid saad sellest raha, siis saadud tulu tuleb ka maksuametile deklareerida. Kui palju tuleb üüritulu pealt makse maksta? Üüritulu puhul, nagu ka mujal, on tulumaksumäär 20%. Kuid siiski 2016 aastal kehtestatud määruse alusel saab eraisik sellest summast omakorda veel 20% maha arvata. Ehk kui üüritulu laekus aastaga 10 000 eurot, no ümmargune number, siis sellelt tuleb deklareerida 2000 eurot tulumaksu. Nüüd eraisikuna saab sellest omakorda viiendiku maha arvata. Ehk 10 000 euri üüritulu pealt tuleb tulumaks 1600 eurot. Eraisiku puhul siis efektiivne maksumäär 16%. Tookord öeldi, et seda saab siis erinevate kulude katteks kasutada, et korter kulub ja värki, aga eks ta tegelikult oli ikka selleks, et eraisikud rohkem deklareeriks tulu ja et eraisikuna üldse selline äritegevus siis võimaldada. Mis on veel? Lühiajalise rendi puhul seda mahaarvamist rakendada ei saa, et kui sa annad Airbnb või Bookingu kaudu enda korterit välja, ega sul siis ju korteri kulu. Aga mis on siis mõistlik tegevus? MTA siin viimaste avalduste põhjal tasub kindlasti üüritulu näidata, aga alustades on enamustel ikkagi seesama dilemma, et kas tegutseda eraisikuna või viia see siis ettevõtte alla. Kui see on teie jaoks pikaajaline tegevus, plaan üürile andmise või mingi muu investeerimisega niikuinii jätkata, siis usun mõistlik ettevõtte alt teha. Te saate enda tulud rahulikult kätte, makse kohe maksma ei pea, maksud tulevad alles selle raha pealt, mis teil kunagi siis vaja ettevõttest välja võtta. Kui näiteks nüüd ettevõttes raha tekkinud ja mõtled seda hoopis eraisikuna kasutada, võib-olla tahad endale uue elukoha osta, siis maksad endale dividendid välja, maksad maksuametile tulumaksu ära, aga sa oled nii kaua saanud maksueelset raha kasutada. Teeme kiire näite. Sul on korter üüril, toodab 500 euri kuus. Aastas see teeb siis 6 tonni. Ütleme 10 aasta peale 60 000. Ja see on juba tulu, mis muidu kuuluks maksustamisele, eks ju. Võtame veel juurde, sul peab olema selle 500 euri genereerimiseks algselt ka korter. Ütleme selle summa jaoks, võtan ette mingi 120 tonnine korter. Eeldame nüüd 10 aasta peale sellele ka mingit kapitali kasvu. Oleme konservatiivsed, 20% hind kasvas kokku 10 aasta peale. See 24 000, eks ju. 24 000 ja tulu oled sa nüüd 10 aasta peale juba 84 000 teeninud. Ütleme, et kui reaalselt müüsidki nüüd, sul on ettevõttes mingi 200 000 euri, see on juba mõnus siukene. Jaga 3 väiksema korteri vahel ja pane need üürile. Ja sa pole vahepeal sentigi tulumaksu maksnud. Suure tõenäosusega 10 aastaga jõuab rohkemgi seda enda üürikorterit vahetada, mis iga kord siis sa säästad maksude pealt. Aga eraisikuna sa oleksid 84 pealt, võtame selle sama efektiivse tulumaksu 16% maksnud ära. Teeme kalkulatsiooni läbi, 84 korda 0,16. 13 440. Oleksid eraisikuna juba tulumaksu maksnud. Pluss 10 aasta jooksul üürikorterile vähemalt üks remont, kui me mingid kulud võtame, vähemalt üks remont, korralik.
ütleme, see peab olema 2-toaline korter, no 15 000 remondile. Kuna sa kasutasid ettevõttena maksueelset raha, siis sinu jaoks on remont ka 16% soodsam. Vaatame, mis see 15 000 korda 0,16 2400 ehk sa oled kokku circa 15 000 maksudelt säästnud 10 aasta peale. Kui sa nüüd tahad eraisikuna kohe seda raha kasutada, no siis pole ettevõttel pointi. Kui sa plaanid investeerimisega jätkata, siis sul on 10 aastaga 15 000 euri rohkem, millega seda teha. Üldiselt ongi nii, et kes raamatupidamisega jännata ei viitsi, võib-olla lihtsalt korteri müümise asemel mõte, et las ta paar aastat olla üüril. Võib-olla ei saanud korterit müüdud kohe. Siis muidugi eraisikuna võimalik ilusti toimetada. Ja siis saab ka seda maksuerisust kasutada. Kes asja väga tõsiselt võtab, siis see teeb tavaliselt ettevõttajalt. Igatahes loodan, et oli kasulik. Kes üüritegevusega alustab, andke mulle märku, saame mõtteid vahetada. Kui mingeid küsimusi on, võib-olla saame ka teistega jagada. Ja andke mulle märku ka, et kas sellistel investeerimisteemadel peaksime veel saateid tegema, et kas selle vastu on huvi. Aga igal juhul mina tänan vaatamast ja näeme juba järgmine kord. Tšau!